Neljas veste käsitleb söömise alustamiseks vajalikke tingimusi, teadmisi ja söömise tõhususe hindamine, milline on. Kõigepealt siis sellistest puhttehnilistest teadmistest, tingimustest, mida oleks alati mõistlik arvestada. Ehk protsessrajakas loeb teile need siis ette. Peas pole mütsi, käed on pestud, hambad on alati suus, jalad on laua all, käed on laua peal, lina on puhas, nuga näeb välja terav asi, lusikas on nõgus, kahvel on ogajas, kruus on sangaga ja püsti, söök on laual, taldrik on täis, kõht on tühi. Nende tingimuste olemasolul võib söömine alata. Nüüd edasi, väga oluline on aga hinnata, kas söömine oli ka tõhus. Selle hindamiseks on väga erinevaid võimalusi, need ei ole väga mõistlikud. Seetõttu protsessrajakas pakub välja söömise esmatulemuse hindamisel 3 olulist põhikriteeriumi. Kõik on olulised. Esiteks, kui kaua pärast söömist kõht täis püsib. Teiseks, kui kaua kõht täis püsib söömise pärast. Ja kolmandaks, kui kaua pärast täissöömist kõht püsib. Eksperdid on öelnud ja protsessrajakas on ka neile seda õpetanud, et väga oluline on aru saada seda, et nüüdisaja söökide söömisel on see mure, et 5–6 päeva pärast on kõht tühi ja te olete tige jälle. Väga intensiivselt surutakse peale direktiivset eurosöömist. Protsessrajakas ei hakka väga suurtesse dokumentidesse minema, aga toob ühe näite, et üks ekspert, direktiivse eurosöömise propageerija on Mr. Monialis Europicus Euroliidust. Ta ütleb, et kõik eestlaste arusaamad söömisest vajavad põhimõttelist nüüdisajastamist. Inglise keeles öeldakse upgrade imist. Ja ta seletab, mis see tähendab. Menüü ja kelneri peab Europicus ise tellima, kuid süüa tuleb hästi palju ja Eesti sõbra raha ja põllumajanduse arvel. Neid näiteid võiks tuua veel, aga selline on siis üks näide, kuhu siis siirdub ja milline näeb välja direktiivne eurosöömine. Viies veste, sotsiaalne seisund ja söömine. Inimesed tihti muretsevad, et äkki nad söövad kuidagi niimoodi, et see võib teiste silmis teha nende sotsiaalsele seisundile liiga. Siis protsessrajakas selgitab. Kui sa pole pikemat aega midagi hamba alla saanud, siis on sinu sotsiaalne seisund veel päris kaua seesama, mis oli enne millegi hamba alla saamist. Muidugi juhul, kui sa vahepeal pole kinga saanud. Kui oled tähtis riigiametnik, siis igat asja igal pool ei sobi süüa. Näiteks küüslauku süüa ja nii edasi, nii edasi. Sind lihtsalt ei võetaks enam tõsiselt ja sinu sotsiaalne seisund oleks natuke ohus, isegi tõsises ohus. Kuid pane tähele, on siiski erandolukordi. Kui oled kodus omade seltsis või kui keegi ei näe sind, siis võid süüa kas või labast sousti ja koorega kartuleid. Teine olukord, või kui oled täitmas oma tähtsa ameti mingit ülesannet, siis võid süüa koos lihtinimestega hernesuppi või mida tahes, sest rahvas peab ju nägema, kui lihtne ja tubli inimene sa oled. Ja ega ära karda, oma jopet saavad aru, et millest see sinu selline ajutine söömise sirkus tuleneb.
kui oled lihtinimene, no näiteks õpetaja, talumees, autojuht, kojamees, arst, õppejõud, teadlane, töötu või kes tahes, pole söömise juures üldse vaja oma sotsiaalse seisundi peale mõelda. Või sul pole seda võimalustki. Süüa võib seda, mis on kättesaadav, peaasi, et söömine oleks normaalne. Kui aga sinu sotsiaalne seisund juhtub olema selline, et sul polegi mingit valikut, mida süüa, no näiteks oled sattunud trellide taha, siis pole ka probleemi. Sa kas sööd või ei söö. Kui sa algul ei söö, siis lõpuks hakkad ikkagi sööma. Protsessrajakas teeb 5 vestest ka kokkuvõtte. See oleks järgmine. Normaalselt söömine on riiklikult väga tähtis. Mida rohkem riigikodanikke normaalselt sööb, seda normaalsem on ju tegelikult riik. No näiteks, kui kohtate kusagil asutuses ülbet ja rumalat riigiametnikku, siis on see tegelane kindlasti kogu elu ebanormaalselt söönud. Soovitage tal sõbralikult hakata normaalselt sööma, andke talle juhendid, et ta kuulaks normaalse söömise kanalit, loeks läbi normaalse söömise raamatu ja kuulaks ka Rajaka vesteid ja nii edasi. Ja veel, pange tähele, kui hääletamisega võetakse vastu mingi täiesti arutu, sisutu dokument, seda juhtub ju kogu aeg, siis on täiesti selge, et poolt olnud hääletajad pole päris normaalsed sööjad. Lõpuks ka Lõuna-Eesti talupojalt üks väga lihtne sõnum. See on äärmiselt lihtne, sest see on tehtud Euroopa Liidu seaduste määruste väga lihtsas ja väga selges keeles ja see kõlab selline. Kui sind stranguleerib prügiinformatsiooni tsunami meedialaadsetest kanalitest ja irratsionaliseerib sinu adekvaatset visiooni, püüdes pushida sind ebaadekvaatsesse ja ebakvaliteetsete nutrientide konsumeerimisprotsessi, mis akuutselt determineerib sinu monofektoriaalsed protsessingud morbiidsel trassil mortaalletaalse finišini. Siis on vaid üks võimalus. Loe kiiresti raamat Normaalne söömine läbi, kuula kanalit ja alusta kohe normaalse söömisega. Kõike head sulle Protsessrajakas poolt.